Tere tulemast, kallid neitsid! Siin on teie oktoobrikuu esimese poole ülevaade. No nii, pere, kodu ja suhted on teie jaoks sel kuul peamised märksõnad. Mis töö on tehtud, siis nüüd need viljad on teie jaoks nautimiseks sel kuul. Ehk siis väärtustage oma peret ja oma lähedasi, oma suhteid, nii partnerlussuhteid tööl kui kodus, oma sugulasi, oma lapsi, oma vanemaid. Teie töö viljad saavad teile sel kuul hästi oluliselt tasutud. Kui te ei ole seda tööd teinud, siis ei ole teil ka vilju, mida nautida. Mis tähendab seda, et needsamad suhted on just nagu unarusse jäänud või siis seal ilmnevad probleemid, mis teie nii-öelda tegemata, välja ütlemata, lahendamata asjade tulemusel siis ilmnevad. Töö või siis sissetulekualaselt on teil sel kuul hästi hea nii-öelda õnn või siis väga stabiilne. Ent jällegi on see koht, kus kui te ei ole panustanud, kui te ei ole teinud, siis ei ole teil ka midagi nii-öelda saada. Ja seetõttu ongi praegu selline mõtlemise koht, et mismoodi ma saaksin kõike seda, mida ma just nagu tahan. Mitte seda, mida ma arvan, et ma väärt olen, sest me kõik oleme väärt. Ei ole sina rohkem väärt kui sinu nii-öelda sõber või ükskõik keegi teine. Et sellelt võrdselt vaatenurgalt, mitte ainult oma mätta otsast, vaid sellest mätta otsast tuleb osata alla tulla ja vaadata asju ja inimesi ja suhteid võrdselt positsioonilt iseendaga. Me ei tohi ennast just nagu kõrgemale tõsta teistest. Samuti arvata, et keegi teine on meist kõrgemal. Siis on probleem mees endas, miks me ei ole samal tasemel või miks me arvame, et me ei ole samal tasemel. Kui nüüd kodu soetamine või siis mingi muudatus koduga seoses või perega seoses on plaanis, olgu siis remont, olgu täiesti kolimine, kodu soetamine või siis investeerimine kinnisvarasse, satub teie orbiiti sel kuul, siis praegu on väga soodne aeg seda kõike teha. Ja see on asi, mis teid viib kohta, kus te saate oma nii-öelda töö või siis oma panustatud tulemuste vilju nautida. Nüüd need neitsid, kes on suhtes, nemad saavad sel kuul nautida üsna tasakaalukat ja meeldivat kodust ja ka igasuguseid muid suhteid puudutavat
rahulolu ja sellist meeldivat rahu. Need neitsid, kes ei ole suhtes ja unistavad sellest, siis jõuan jälle selle juurde tagasi, mida te olete teinud, kuidas te vaatate teisi, ennast, millised on teie väärtushinnangud. Et ma ei ütle siin, et latti peaks madalamale laskma, aga selleks, et suhe toimiks või et tuleks teile selline suhe, nagu te soovite, nagu te tahate, milline inimene teie kõrval oleks, peate te tegema ise ka midagi. Ei ole nii, et ma olen selline, nagu ma olen loodud ja nii on kuni elu lõpuni. Sellisel juhul te lähete elust läbi algseadetega, kus te ei muuda mitte midagi, te ei arene, te ei muutu ja ootate teistelt seda. Ja sellisel juhul ei saa ka teie ellu tulla teistsuguseid inimesi. Kvaliteet, mida te saate, vastab teie tegelikule minale. Ehk siis vallalistel neitsidel on sel kuul võimalus millegi uue alguseks või siis äsja alanud suhe või äsja leitud inimene võib osutuda praegu mingiks perioodiks selleks õigeks. Ja lepingute sõlmimine, olgu see siis suhe, olgu see kinnisvaraga seotud, olgu see tööalased, on praegu hästi positiivses seisus teie jaoks. Tasub neid nii-öelda, kas need just riskid on, võib-olla te ise mõtlete, et need on riskid, tasub neid nii-öelda teile pakutud võimalusi kasutada, need lepingud sõlmida ja sealt edasi siis ehitada oma vundamenti. Teie tahate ehitada katust enne kui vundamenti ja seetõttu teie nii-öelda konstruktsioonid ei püsi. Kui te alustate vundamendist ehk siis iseendast, siis ja liigute sealt ülespoole, siis see katus, milleni te püüdlete, võib tulla isegi parem, kui te praegu oodata või unistada või soovida oskate. Aitäh ja olge hoitud!